kiirelt ja selgelt. Maksvaks, aga Ivak. Peetson seinasöötudega tullakse hästi ja tuleb löök ka, ei olnud üldse kaugel, et sealt tulemas. Liivak. Vendel pakub seal ülejooksu ka, aga sinna hetkel palli tulnud, lõppude lõpuks pall ikkagi mehe käes ja väga hästi sealt Tamme Tuule löögi koht ka välja mängiti, aga viimasel hetkel ikkagi Harju mehed ennast ohverdavalt plokki hüppavad ja pall alla. Ja hästi mängitakse löögi peale ka, aga meestel seal pead kokku ei kutsuta. Asjade ülevaatamine ja lõpeb see sellega, et sellest olukorrast penaltit ei tule. Vaatame ära, pall alla, Tambe Tuu suunas ja jääb palju puudu, et Liivak oleks hea klaarimine. Tegelikult tundus, et sealt Harju meeste poolt tuli, aga lõppude lõpuks vaata, et löögiks ka Pinhate läheb ja otsib tagumist posti, aga Ainsalu küsib liini taha, tuleb ka, nüüd on Vainule pisut kellegi maale jäänud, Laur lõppude lõpuks klaarib ära. Ja hetkel selle tulemusel ka siis vära puutumatuks jäi. Ainsalu pall alla, löök ka ja seal nüüd Vainula teeb ise endale, aga hetkel näib, et päästis ikkagi joone pealt selle. Vaatame selle olukorra ära, siit võib ikkagi tulla ja nüüd lõppude lõpuks tuleb ka. Vendel teeb meeste vahelt ära ja teeb 39. minutil ikkagi Levadia jaoks 1-0. Blokeerimise või blokeerimise kaudu siis ette jõudnud, siis hetkel ikkagi Vainul eksimus karistati ära ja sealt Roosnup saab söödupunkti, Vendel saab värava ja ei olnud seal ka Järvel ja Liidul siis hetkel miskit teha, et mehed seal küll ennast ohverdavalt veel üritasid palli ette hüpata, aga Levadia saab oma tänase kohtumise esimese kätte. Lõpuks tekkis, aga siin tuleb Harjul pea vee peal hoida, sellepärast et kui siit peaks kohe teine ka otsa tulema, siis on pahandus väga-väga majas ja võtab sealt ette ka löögi peale ja tuleb teine ka ja nii lihtsalt tehakse ära. Väga kiire 1+1, igastahes Roosnup saab oma värava kätte, võttis seal parema jala peale ja lõppude lõpuks näis, et kaitsepuutest see pall ikkagi näis, et oli see Liit, kelle jalast see pall rikošeti võttis, igastahes vähemalt tundus, et sealt tuli rikošet, sest Vainula seda palli lõpuks kõigest silmadega saatma jäi. Jalgpall on üks paganama lihtne mäng, võib sedasi öelda, et 2 õnnestumist ja olukorrast, kus võis öelda, et Levadia justkui on kergelt hädas, sellepärast et hetkel ei ole Harjut lahti. Rudenko võtab sealt ette ka üle aastatega mööda, nüüd on võimalik pall alla tuua ja sealt avatud mängust ääre pealt alla tulevad sendrust ei ole Vilja kandnud ka mitte see, vaatab ära Saliste, pall alla ja sealt tuleb ära. Levadia saab oma 3. kätte, värava autoriks, vahetused sekkunud Otto ja ei ole sellel mehel palju vaja, õigel ajal õiges kohas. Roosnup ja Saliste olukorra ära lahendasid. Saliste tõi selle palli teravalt värava ette ning nagu juba mainitud, Otto õigel ajal, õiges kohas, jalg vastas ning 3-0 on tõsiasi. Üritas sealt küll veel Harju kaitsja kui ka väravat Vainula pallile ette hüpata, aga sellest tolku ei ole. Seal nüüd vile suhu ja sellega lõpetatakse ka tänane kohtumine ära. Levadia võtab koduväljakul. Levadia taktikepi all, kuidas ise otsa vaatad? No nii ja naa, selles mõttes, et vaatad seisu ja mõtled, et ilmselt küll on ju, aga meil oli oma nagu kindel plaan, millega täna mängima tulla, et saime mõnusalt valmistuda. Alustasime, ma arvan, nagu päris hea energiaga, päris agressiivselt. Saime paar korda hästi jooksma, aga ei suutnud lõpuks nagu palle kasti viia. Seega ees ei tulnud midagi taga, mehed viskasid võimsalt blokke ja seisime hästi, aga ma ütleks, et kuskil mingi natuke pärast 30 minutit äkki jäime nagu surve alla, et nagu kaevikusse veits, et ei saanud
oma kasti juurest välja, siis neil tekkis neid olukordi nii palju ja siis lõpuks oligi selle 1-0 nagu põhimõtteliselt kinkisime neile selle enda lihtne eksimus taga 2-0-ga põhimõtteliselt sama, et vale sööt ja kontra ja seal endal ka keerasin plokis külje ette ja löödi minu nagu rikošetist see pall sisse, et selles mõttes see oli nagu minu jama, aga poole ajal tegime omad korrektuurid, saime selle energia uuesti paika. Julgen öelda, et nagu tulime jälle hea isuga peale, aga ja lõpus jälle olime korra vähemuses ja pääsesid nad ülekaaluga jooksma ja lasime veel ühe taha ja lõpuks 0-3. Ma küsin selle esimese poole lõpu kohta, et sa seda 1-0 väravat mainisid, mille te ära kinkisite. Peale seda tegelikult vist saab ikkagi öelda, et läks õnneks, et see esimese poole lõpp oli 0-2, et sealt selline lagunemine sellele järgnes, vähemalt mulle tundus kõrvalt vaadates. Ja ei, mõnes mõttes küll jah, et nagu ma ütlesin ka, et jäime nagu enda kasti kinni, et ei suutnud nagu välja pressida sealt tagant ja nii-öelda palli nagu korralikult ära klaarida ka, et jah, et me tõesti olime surve all ja neil tekkis sealt järjest momente, aga mehed tegid kaitses ka tööd tublisti ja olid nii palju küljes ja nii palju viskasid pallidele ette kui võimalik, aga ikkagi mingi pall läheb sealt läbi. Sa seda ütlesid, et palli ei suutnud kasti viia. Kas see oli täna väga hea Levadia mäng või sa tunned, et ise rünnakul ei suutnud lõpuni kõike välja panna, et tõesti neid olukordi, kus saaks öelda, et Harju oleks pidanud 100% ära lööma, täna vaata, et väga vist ei olnudki? Ja selliseid momente ilmselt mitte, aga nojah, ma arvan, see mõnest küljest näitab seda, et Levadia täna kaitses tublisti. Meil oli ka nagu mängu ülesehitused nagu võib-olla natuke keerulisem kui muidu, et pigem tundus, et need käigud olid kõik kinni ja ei saanud päris nii mängida, nagu ma oleks tahtnud ja rünnakutel jah, need variandid, kui me nagu jooksma pääsesime, et seal mingid otsused on vaja lihtsalt vahepeal võib-olla teistmoodi teha ja võib-olla mõni mees peab julgemalt enda peale võtma, aga jah, selles mõttes au ja kiitus Levadiale, nad kaitses täna tublisti. Järgmine mäng ikkagi tahaks öelda, et justkui omasuguse vastase vastu, et mis sealt oodata ja mis tänasest kaasa võtta sinna? No, kindlasti vaatame selle mängu järgi, teeme analüüsi, võtame siit positiivse kaasa ja lähemegi mängult edasi, et ei vaata liiga palju ja liiga kaugele ja võtamegi mängult ja iga mäng sama energia, sama emotsiooni ja sama eesmärgiga. Ma küsin lõpetuseks, et nüüd kui 11 vooru mängitud, olete 5. kohal, et Harju jaoks hooaja algus korda läinud? No jah, võib öelda selles mõttes, et oleme olnud tublid, aga kindlasti saab ka paremini, et siin ja tulemusi oleme teinud, oleme õnnestunud, aga oleme ka ebaõnnestunud, et väga tähtis on püsida nagu terve hooaja vältel stabiilne ja leida see stabiilsus ja liikudagi mängult ja tuua neid tulemusi enda kasuks. Aitäh sulle, Sander Aleks, ma lasen su vistkonna juurde ja aitäh sulle mängu järgste kommentaaridest.